Martin kirjutab meile, mul on selline küsimus. Naine ei taha seksida minuga, andke palun nõu. Ma võin öelda nippe, kuidas saab naist rohkem seksi tahtma panna. Tuleb temaga rääkida, tuleb temaga käia, nagu vanasti öeldi. Naistega tuleb käia, kinno viia ja rääkida tähtsatest asjadest, et naise tee voodisse naisega käib läbi naise nagu südame ja meele. Räägitakse tähtsatest asjadest ja luuakse selline intiimsus. Eelnevalt küsis Martin meil kirjaga just, et mis on see valem, kuidas siis naine voodisse läheks hea meelega, et kuidas teil sellega lood on? Sa küsid nii intiimseid asju kohe. Küsingi. Nii intiimseid asju. Tähendab, see tegelikult on pikem protsess, ma arvan, et iga naine teab seda, et ei aita sellest, kui 5 minutit natukene siit näppida ja sealt näppida, et kõik oleks okei. See tegelikult tähendab seda, et kui just sulle juba hommikul varakult alustatakse näiteks sellise tööle minnes, kui ma lähen näiteks kosemusiga ja antakse mõista, et minust ollakse huvitatud endiselt ka mitte ainult kui köögitoimkonna inimesest, vaid ka kui naisest, siis ma arvan, et ei ole nagu väga raske aru saada teise silmist, mis ta tegelikult mõtleb. Meeste ajus on aktiivsed täiesti teised piirkonnad, kui seksist juttu tuleb. Ja piltlikult öeldes võiks nii öelda, et mehel on siin otsa ees niimoodi põlevad tuled, neontuled, seks peaaegu 24 tundi päevas. Vananedes tuled pisut tuhmuvad, aga üldiselt ikkagi on nad kogu aeg erksad. Naisel on seksin ajus siin taga mingi väikene osa, siin ees on, et millised kingad naabril olid, kust ta need said, huvitav, läheb hästi minu kleidiga kokku.